tere sõbrad! Täna on mul plaanis teid viia tõelisele rännakule. Sõidame ajas kõvasti tagasi ja teeme ühte lapsepõlve magustoitu, milleks on lumepallisupp. Kavatsen valmistada selle roa täna hoopis teistmoodi. Ma ei ole kunagi küpsetanud lumepallisupi pilvekesi ahjus, aga kuna täna on tegemist Electroluxi uue seeria Intuit toodetega, siis ma tahaks proovida, kuidas oleks need pilved valmis teha ahjus 200 kraadi juures. Ja nii ongi, hakkame tegutsema. Ühesõnaga, teil on vaja 5 muna. Kõigepealt kõige keerulisem osa on alati eraldame muna valge muna kollasest. Vaatame, kuidas meil läheb. Tavaliselt, kui munad on toasoojad, siis nad ei taha eralduda. Külmast võttes on alati lihtsam seda teha. Muna valge läheb koos suhkruga siia vahustama. Ja suhkruga ma ütlen ausalt, kui me teeme magustoitu, ärme palun koonerda. Hops! Ja tee lusika täis ka vaniljasuhkrut. Põmm! Selle laseme nüüd kõvaks vahuks. Munavalge on ilusti vahus. Me paneme need ilusad pilvekesed praegu ahju küpsema. Mul on ahjuplaat, siin on tilgakene õli, määrige küpsetuspaber õliga kergelt kokku. Lusika abil saab siis teha täpselt sellise kujuga pilvekesed, nagu te ise soovite. Mina ütleks, et mina teen sellised täna, aga igaüks võib teha selliseid kujusid, mida ta ise tahab. Paneme pilvekesed ahju 2 minutit 200 kraadi. Ja natukene sellest ahjust ka. Mul on selline tunne, et selle ahju sees on terve brigaad, isegi armee kokkasid, sest see ahi on megatark. Siin on üle 200 retsepti. See aur, grill, pitsa, saia, leiva, ciabatta, küpsetus. No küsige, kõike teeb. See ahi teeb kõike. Tal on kaamera sees, teda on võimalik juhtida isegi äpi teel. Aga nüüd 200 kraadi, 2 minutit. Samal ajal valmistame ka siia juurde nüüd kreemi. 5 muna, munakollased. Lisame siia nüüd suhkrut. Loomulikult vaniljasuhkur. Ja ma paneks umbes nii palju. Vispeldame selle valgeks vahuks. Aga samal ajal, kui ma vispeldan, läheb sul vaja pool liitrit piima ja umbes 200-300 milliliitrit rõõskakord, et ikka oleks rammusam. Siia võib samamoodi panna hästi sutsukene veel suhkrut ja paneme pliidi peale. Nii, paneme sellele pliidile siis hääled sisse. Panite tähele, ma lülitan pliidi sisse ja tõmbekapp hakkab juba ise tööle, automaatselt. Tuli läheb põlema ja mis on veel hea, ta on nii tark, et ta saab aru, mida mina siin all teen, sest pliit ja ülemine korrus suhtlevad omavahel. Kui ma praen, tõmbab ta kõvemini ära, kui ma keedan või aurutan, tõmbab ta nõrgemini ära, ta teab, kui kõvasti tuleb õhku liigutada siin vahel. Ja kui ma unustan ta välja lülitada ja lähen magama, ta lülitab ennast ise välja. Põmm! Geniaalne! Nii, ja võtame välja ka pilvekesed. Esimesed 6 tükki on valmis. Vaadake. Ilusad kaunitarid. See on meie magustoidu üks komponent. Aga meie hakkame siin vaikselt piima kuumaks ajama ja selleks on mul visplit vaja. Piima ja rõõsakoore mass on vaja ajada keemiseni. Mitte keema, vaid keemiseni. Samal ajal on vaja siis munakollane koos suhkruga ajada selliseks heledaks vahuks, nagu mul siin praegu juba on. Ja nüüd viimane komponent. Selline suuremat sorti teelusika täis maisitärklist, tilgakene vett, segada kõigepealt omavahel massiks ja siis lisada piimamassile. Ja meie mõnus kreemine, võiks öelda selline inglikreem, hakkab paksenema. Ja see on meie magustoidu teine komponent. Piima kuumutamine on minu arust igas kodupidamises keeruline asi. Ta tihti peale tahab üle keeda. Selleks käib selle pliidiga kaasas selline sond. Paned siia sisse. Sond näitab teile ära temperatuuri. Sa saad panna sondi sisuliselt kindla temperatuuri juurde, nii et piim üle ei keegi. Me teame, et piim läheb ju keema 100 kraadi juures, paneme ta praegu 85 juurde ja ma võin minna teise ruumi ja ma tean, et see piim ei kee üle. Pliit kontrollib seda minu eest. Aga nüüd lisame siia siis selle maisitärklise ja pidevalt segades. Ja seda tuleb nüüd pidevalt segada, et ta ei läheks meil tükki.
ja temperatuuri võime võtta allapoole, näiteks 4 peale. Et kergelt hakkab juba minema paksemaks. Ja kõige lõpus me segame siia juurde siis munakollase ja suhkrumassi, mis annab sellele olukorrale tegelikult selle kõige õigema maitse, konsistentsi ja nii edasi, aga seda tuleb teha ettevaatlikult, sest ei taha seda, et munad muutuks omletiks, vaid et nad oleks kreemijad. Nii, minul on temperatuur igal juhul väga hea. Ja iga magustoidu juures on väga oluline ka tegelikult natukene soola, nii et ärge unustage, et te tahaks, et kõik maitsed esile tuleks, siis sutikene soolaga. Tegelikult oleks vaja mul nüüd 4 kätt, et seda kõike teha, sest et munamassi ei saa ühe hooga siia sisse segada, vaid tegelikult tuleb mul hakata seda natukene siin vähehaaval nii-öelda omavahel kokku segama. Ja saabki väikeste tilkade abil saame me selle mõnusalt tehtud. Nii, nüüd ma valan selle potti tagasi ja paneme ta väga õrnale temperatuurile lihtsalt podisema, et ta keeks paksemaks. Ja väga hea on selle pliidi puhul kasutada just seda termomeetrit, et me kontrolliks temperatuuri. Start ja ta hakkab meile kohe näitama 41, kuumeneb. Ja selle abil me näeme, kui kõva temperatuur meil siin on. Me ei taha, et ta üle 70 läheks, seega sinnani me ta lasemegi. Ja valmis ta ongi. Nagu näha, siis heade tööriistadega valmib köögis kõik väga ruttu. Meil läks magustoiduga aega vähem kui 30 minutit. Ilus, mõnus kreem. Seda võib kusjuures süüa ka külmast peast, aga minule meeldib ta soojana. Mõnus, lihtsalt imeline. Järjekordselt nostalgiline magustoit. Miks mitte teda edasi tuunida natukene uuemas kuues. Proovida siin veel teha midagi muud, valge šokolaadiga näiteks, miks mitte. Aga teeme nad erinevad, paneme siia näiteks hoopis basiiliku. Siis on meil 2 täiesti erinevat magustoitu. Ikkagi natuke tsitrust ka. Et oleks värvi, laimi. Sõbrad, valmis ta on. See on proovimist väärt. Leiate retsepti, proovige ka. Näeme jälle. Tšau. Proovime ka. Vau. Vau, see on tõesti hea.